Tere, minu nimi on Greel ja tere tulemast uute videosse. Jah, see video on Leedu autoseiklustest. Aga enne kui me alustame selle videoga, sooviksin kõigile imeilusat aastat 2026 ja ka saatke see aasta ilusasti ära, sest mõni vaatab võib-olla seda isegi täna õhtul. Kell on küll 9 õhtul ja ma arvan, kõik on juba ammu laua taga, aga ma alles lõpetan selle videoga. Ja kui sa vaatad järgmisel aastal, siis ilusat alanud aastat sulle. Seni aga, kuni sina vaatad seda videot, mina lähen mototron.ee lehele ja valin järgmise video jaoks paar asja välja. Mis need on? Näete juba järgmises osas. Ja järgmine osa on talve Winter-Viiter. Miks? Sest õues on lumi, jah, täna 31. detsember ja meil tuli eile lumi maha, üleeile, millalgi siin tuli lumi maha. Ja Vitalik ostis ka endale uue talveka, sest tema driftikast saab nüüd siis driftikas, sest sellega ta ei sõida. Ja talvekas, no väike suke spoiler on see, et see auto maksis 136 eurot. 136 eurot. Aga sellest kõigest lähemal juba järgmises videos. Tere, minu nimi on Greel ja tere tulemast uute videosse. Ja kus ma olen? Ma olen Leedus. Seekord ma mitte midagi siit kaasa endaga ei osta, aga ma olen tuttavaga ja tuttaval on vaja Kia Optimat. Jõudsime Panivežesesse ja lihtsalt vaatame, mis siin on. Nagu ikka, BMW, hunnik igasuguseid muid autosid, aga seekord mitte midagi muud ei huvita kui Kia Optima. Loomulikult ma vaatan ka, äkki ma leian midagi, mille järgi tulla näiteks järgmine nädalavahetus, aga suure tõenäosusega mitte, sest niigi on tulemas 2 autot ja need näete tulevikus videotes. Ja kui sa juba siia videole sattusid, siis palun vajuta like, kirjuta kommentaar ja jälgi mind siin samas YouTube'is. Vaatame Bemmi. Eks see Panivežese peatus oli lihtsalt niisama tehtud, et kontrollida, kas midagi toimub. Ja nagu me nägime, ei midagi erilist. Tegime umbes 5-10 minutit tiiru. Ja nüüd läheme Vilniusse, meie lemmikule turule. Vaatame, kas seal on äkki mingit huvitavat X5 või äkki midagi muud. Ja lõpppeatus peaks meil olema Kaunas. Et Kaunases on siis see auto, mille järgi me lähme. Aga igaks üks kontrollime ka kõik turud, sest kõik autod ei ole alati müügis. Mõni alles tuleb, mõni juba läks. Ühesõnaga ma arvan, et näeme juba teiega Vilniuse turul. Oleme jõudnud Vilniusse, läheme vaatame, mis seal toimub. Kaamera panen taskusse, et see väga igale poole nähtav ei oleks, sest ei tea, mis neil sobib või ei sobi. Понял. А когда восстановишь, будешь продавать? Это клиентская? Все. Nägite, jah? Aga see tegelikult kõik peaks olema klientide jaoks, et need ei ole müügis, kuigi see olid päris huvitavad eksemplarid. Ma väga vabandan, ma filmin ennast alt ülesse, aga lihtsalt, et mitte tähelepanu äratada, siis ma proovin teha nii, et midagigi teile juurde rääkida. Tühjus on, igav on siin, pole mitte midagi erilist.
noh, X1 on, siis seal on X5, seal on X5. See on see sama plats, kust kohas ma omal ajal endale ostsin 53, see E53 oli. See on see sama koht, aga siin ei ole praegu mitte midagi. Ma ei tea, mis siis on. Okei, Leedu number. Tühjus, igav, tühi, pahandus. Lähme vaatame, mis siin veel on. Tahaks täiega teile juurde asju filmida, aga siin ei ole mitte midagi filmida. Kõik on prantslased, igal pool. Prantslased siin, prantslased seal. Seal me tulime, seal on X5, blank. Igal pool on ainult prantslased. Ja uskumatu tegelikult. Turg on muutumas, räigelt muutumas. Ja veel sajab väga jõhkralt padukad. Nagu. Ma olen täiesti läbimärg, mul on sussid läbimärjad, mul on püksid märjad. Õnneks on varuriided kaasas, kuna ma enam-vähem arvestasin sukse ilmaga. Aga ma arvan, me läheme siis Kaunasesse ja Kaunasest on Kia Optima valitud. Seal on neid 2 ühe venna käes. Need on mõlemad Leedu registris, see tähendab, et suure tõenäosusega need ei ole ärikautod. Samas ei tea, jõuame kohale, näeme. Pildistud samas kohas, üks on sedan, teine on universaal. Aga ma panen kaamera taskusse, sest ma arvan, ta saab märjaks. Ja ma loodan, mind on kuulda. Mikrofon on küll siin on näha. Ja ma võtsin selle kaltsu sealt pealt ära, muidu ta saaks märjaks ja siis oleks, ma arvan, täiesti jõudne. Läheme tagasi auto juurde. Kui midagi on filmida, filmin. Hetkel tundub, et Vilniuses siin ei ole mitte midagi filmida. Filmin korra ilma mikrofonita. Auto on meil seal ees ja ma lihtsalt tulen järgi lihtsalt sellepärast, et tahaks vetsu minna. Ja seal, kus me kokku saime, seal ei olnud vetsu. Hetkel tundub ilus. Vaatame, mis see tegelikult on. Ma ei tea, kas ma filmin auto kõrval või mitte, sest ilm on ikkagi nii kehv. Aga kui me oleme katus all, siis ma arvan ikka filmime juurde. Näeme auto kõrval. No nii, oleme jõudnud Kaunase turule, nagu näete, vana hea tuttav koht. Teine Optima või see esimene Optima, mis me vaatasime, oli päris paha. Siin on veel mingi, see on plug-in, bensukas. Bensukat ei taha, tahame diislit. Kõik nupud. Jalutame siin ja siis lähme sööma ja siis lähme Riia poole, sest Riias on veel üks valik. Alustasime kaugelt, alustasime Vilniusest. Vaatame, mis siin veel on. Meil oleks vaja Kia Optimat. Kas me leiame? Proovime. Aga see on meil jälle pistik hübriid. Leidsin endale talveauto. Vale värv on, sest ta on üks kindel värv, mis mulle üldse ei meeldi. Eelmine X5 oli sama värvi. Esimene X5 oli õiget värvi. Ma ei tea mitte midagi veel selle auto kohta. Jube kallis. Mis see toimub? Sportsisu, hunnikus nuppe, ekraan, polegi Android, imelik. Tundub nagu Saksamaa, aga seekord me seda ei vaata, me vaatame ikkagi Kia Optimat või Peugeot sobis ka, aga pigem Kia Optima. Ja tundub, et see on nii haruldane auto, sest isegi Leedus on neid kokku võib-olla 8 tükki. Selline auto teoreetiliselt sobiks ka, aga ta on käinud proovimas sõitmas sellega ja ei olnud lemmik. Ma loodan, et üks päev ma sõidan ka mingi normaalse värskema autoga, näiteks siuke. Pole distantspüüsikat, ei taha. Aga siuke. M-pakett peaks olema äkki. Need, kes teavad rohkem, on see M-pakett. Ma arvan küll. Anna kommentaaridest teada.
Ja kui varem ma rääkisin, et turud on välja surnud, siis praegu on õudne. Esiteks enamustel on väravad kinni ja täna on reede. Täna ja kell on 4 saamas ja on näha, et seal pole ammu mingid liikumist toimunud ja huvitavaid autosid ka pole. Ja tänu sellele, et seal kuskil on nüüd kõik depo, siis pole autosid ka või enam võtta. Või plats on väiksemaks jäänud. Enne sa väsisid ära siin päevaga peale kõndida ja sa kõndid kõike läbi. No ma arvan, et mul on vaatajaid, kes on käinud turgudel siin Leedus. Praegu on see ikka paha. Käsin, siin on üks plats veel, proovime korra sinna ka vaadata. No nii, olime jälle taas minu lemmikus söögikohas. Väga hea oli, aga nüüd on meil aeg liikuda ikkagi Riia poole. See üks Kia Optima on seal. Läheme sinna poole ja vaatame, äkki saab õigeks autoks just see samune Kia Riias. Oleme Panivežesest välja sõitnud ja mis me näeme, on lihtsalt ummik. Lihtsalt lõpmatu ummik. Näitab avariisi, näitab politseid, et miskit on tee kõrval. Vastu tulevad vähe autosi ja siin me seisame juba kuskil ligi 5 minutit täiesti liikumatult. Ja see ei kõik nii järsku seisma kuidagi. Aga arvestades, et politsei on, siis on pikemat aega siin midagi toimunud. Vaatame, näeme. Õnneks ei olnud mitte midagi hullu, oli lihtsalt rekkal ref puronend ja stange läks ka talga katki ja tuli ja pool nina oli kuhugi kadunud. Aga miks see seisak oli niivõrd rets, seda ma ei tea. Sõidame edasi. Kell on 7 umbes pluss miinus täpselt ja me peame veel Riias auto üle vaatama ja täna tahaks veel kodus ka olla. Näeme Riias. Oleme siin Kia juures. See Läti oma on palju parem, kui me vaatame tagaluuk. Kui me tuletame meelde, siis Leedu omal oli kõik roostes. Siin on kõik väga ilus, mitte ühtegi roostet. Ukseservad tundub hetkel, jah, nagu ikka, reegel number 1. Ärge mitte kunagi ostke ega vaadake autot pimedas. Meie seda teeme. Head autot sa tunned kaugelt ära ja tundub, et see on enam-vähem hetkel vähemalt tundub. Tehtud on palju, hooldusajalugu on olemas, maksimaalne varustus. Mõni siit kaamerast siis pole väga midagi näha. Aga natukene vaatame. Istun sisse. Proovime, kas käima läheb. Võitit pole. Selge, aga vaatame üle ja siis hiljem räägime edasi. Ma tean, et on pime ja ma tean, et te näete mind kehvasti, aga et aru saaks, mis toimub. Kell on 11:30 ja me alles hakkasime liikuma. Meil läks üle 2-3 tunni lihtsalt sellepärast, et tegime testmakse teatud summale ja see makse läks suht kohe läbi, sekund. Nagu ikka välkmakse. Siis automanik läks koju, võttis teise paari võtmed, võttis mingid dokumendid veel, värgid, särgid. Siis oligi see, et davai, allkirjastasime kõik, tegime ülekande ja ülekanne ei laeku. Mis on igati loogiline. Mäletate, kui ma enda X5 ostsin, oli täpselt sama teema, et räige draama. Ja siin oli samamoodi. Meie pangast või siis tuttava pangast läks raha välja, kõik on nagu tip-top, et miks mitte, vaata. Helistasime panka, pank ütles, et võib-olla laekub homme, kuigi üldjuhul tööpäeva jooksul siis esmaspäeval. Ja siis on müüja, kes on nagu, mis ma teen? Ma ei saa teid ära lasta, et tal on ka olnud juhuseid, ta ei ole autoärikas, vist, kuigi mul jäi mulje, et ta on, aga võib-olla ei ole, et ma ei saa teid ära lasta, et me kõik mõistame olukord, et jah, teisest pangast läks ju välja, aga tema panka pole jõudnud, ehk siis tema pole raha saanud. Ja me olime lihtsalt, mis me teeme? Pikalt helistasime jällegi ühte panka, teise panka. Üks pank räägib ühte, teine pank räägib teist. Lõpuks me jõudsime sinna, et saab ju maksekorralduse saata talle, et kinnituseks jah, et raha läks välja panga digiallkirjaga. Ta oli juba peaaegu nõus. Ja ikkagi, et pigem on kahtlane, et
et sorry kutid, ma ei saa nii, et jätame auto siia, ma ei tea, peidame ta hoovi ära, et see on kinnine hoov, keegi ei sõida sellega, nii edasi, kirjutage kas või läbisõit üles, whatever. Siis kui raha laekub, ala esmaspäeval, tulge autole ilusti järgi. Aga tuttav läheb Soome, ehk siis ei saa. Ja no loomulikult endal on ka veits kahtlane see, et sa maksid tohutu suure summa raha ära ja siis pead ilma autota minema ja äkki esmaspäeval saad kätte. Väga sketši. Ja siis, mis te arvate, mis juhtus? Te ei kujuta ette ka, et ma olen siiamaani nagu vau. Juhtus see, et ma kogemata mainisin, ma tegelen driftiga. Et ta aru saaks, siis see inimene, ehk siis müüja, pole mitte kuidagi ei driftiga, ei muu autospordiga seotud. Ta ei tea mitte midagi. Aga ta teab ühte Läti sõitjat. Ja see Läti sõitja on Kirill Malinovskis. See sammune, kellega ma sõitsin superfinaalides. Ja ta küsis mult, et kuule, et kas sa mingit Kirilli tead? Ma küsisin, kas Malinovskist? Ta ütles, jaa. Ma nagu loomulikult tean, et me oleme kolleegid nii-öelda oma alas. Ja siis see kutt, ehk siis müüja oli nagu, no selge. No siis sõitke koju autoga. Ma olen nagu päriselt või? Ei no kui midagi, küll ma teid ikka üles leian. Ma ütlesin, loomulikult leiad. Ma näitasin talle oma YouTube'i, näitasin talle oma Instagrami, et ma olen selles drifti alas mitte esimest päeva ja et kui midagi on, siis loomulikult sa saad mind kätte. Nii, sest ma käin ju driftidel, ma käin ju trennides, võistlustel ja samamoodi ka Malinovskis käib trennides, võistlustel, rääkimata sellest, et on olemas Läti korraldajad, Eesti korraldajad ja kõik see nagu omavahel inimest leida ei ole raske. Mis tähendab seda, et jätke meelde, tutvused loevad täna räigelt palju. Hoidke tuttavaid, tekitage uusi tuttavaid. Kedagi aitate teie, keegi aitab teid ja maailm on õnnelik. Aga praegu kell on meil, mis kell on? 23.36, kohe näitan teile. 23.36 ja me liigume Eesti poole. Kellaajaliselt jõuame täpselt kell 3 öösel, 286 kilomeetrit. Aga ma arvan, teeme paar peatust veel. Kindlasti teeme praegu siin esimeses tanklas kuskil, kuna Kia, mis seal ees on, seda on vaja tankida. Ja no võtaks ma arvan mingi kohvi või kas või vett. Mul ei ole autos mitte midagi juua. Ehk siis tahaks juua ka. Liigume Tallinna poole ja ma arvan, et lihtsalt päevavalges juba korraks video lõppu panen siis autos klippe ka. Loomulikult, kui ma praegu juba 5 minutit järjest rääkinud, räägin veel. Samal ajal, kui müüja läks dokumentide järgi, seisime auto juures midagi, ma käisime korraks poes ja tulime välja ja siis vaatame, auto all on mingi loik dosoolileke. Ja siis me vaatasime, et klamber oli kehvasti pandud, aga kehvasti oli pandud vist juba pikemat aega ja siis klamber läks katki. Ja siis õnneks müüjal oli enda autos suvaliselt miskipärast klamber. Vist oli enda autos, vist ta käis kuskil ära. Ühesõnaga, ta sai selle klambri, panime klambri, siis dosoolileke oli veel enne osta, aga me ikkagi riskisime osta seda autot. Aga tundub väga hea auto, tõesti väga hea auto, et välimuselt väga korralik, seest väga korralik. Ma ei mäleta, kui palju mul kaadrit selle Leedu omast on, aga see Leedu oma oli tõesti väga prügi. Sellel on ma arvutan korra, 70 000 vist rohkem läbisõitu kui tollel, aga see on seest hoitud, väljast hoitud, tehniliselt tundub väga okei. Rohkem polegi midagi öelda, vaatame, kui see auto vastu peab ja kui mingid seiklusi veel toimub, siis ma kindlasti filmin juurde. Aga ma tahaks, et täna neid seiklusi rohkem ei toimuks, kuna selleks ajaks, kui ma koju jõuan, oleme 24 tundi järkvel olnud. Okei, siia Leedu poole sõitis tuttav roolis ja siis mingi hetk läksin mina üle, tagasi teen niikuinii full minu tee. Ja tema ka, mõelge, et on sõitud 24 tundi järjest. Ühesõnaga, väga keeruline. 7 minutit räägitud, aitab küll. Tangime, jõudsimegi tanklasse. Tangime ära ja lähme kodu poole. Hetkel olen Kia roolis. Tegelikult on täitsa norm, sõidan Pärnust saati ja jõuan kohe kodu ette. Ja me ei ühtegi seiklust. Vau, kas see on võimalik üldse? Nagu näha siis on, jõhker väsimus on. Kell on 3. Aga varsti olen kodus. Ma arvan, räägime homme, sest ma pean homme AKC motor sisse selle auto ära viima. Ja siis peseme puhtaks, vaatame üle ka. Mis asja me siis pimeduses õhtul Riiast ossime. That was crazy trip. Olgu. Hea tööd mulle.
laupäeva hommik ja ma tean, et müüja rääkis meile sellest, et see auto aku on paha. Vaatame järgi. See asi käivitus, seega me läheme nüüd AKZ Motorsisse ja seal filmime autot juurde. No nii, me olemegi siin AKZ Motorsis ja siuke see Kia on. Tundub vähemalt hetkel väga hästi. Midagi on seal käigukasti poolega, kas on hooratas või midagi, täpsemalt me ei tea veel Kiadest, aga mingi plärin on. Kuigi eelmine omanik rääkis, et on justkui tehtud, aga pole 100% kindel. Seega millalgi isa võtab lahti ja vaatame üle, mis seal siis täpsemalt sellega on. Kui me vaatame siia salongi poole, jah, okei, koristamata, aga muus osas 240 000 sõitnud Kia. Kõik on okei, puhas, kõik nupud on olemas. Mäletad seda Leedu omad, seal ei ole mitte midagi. Autol on GT Line, ehk siis maksvarustus. Tal on istmesoojendused, istmeventilatsioon, roolisoojendus, 360 kaamerat, Harman Kardon heli. Siin on kuskil kirjas. Siit on näha, jah. 231 724 on läbisõit. Rajahoidja, pime nurk, kõik loomulikult elektriline tagaluuk. Panoraamkatus käib isegi lahti, ma arvan. Okei, süüdet on vaja sisse panna. Siis saab ka katuse lahti. Väga viisakas auto. Ja siia video lõppu paar sõna veel, et kui sa tahad näha veel Leedu contenti, kus me käime Leedus, vaatame midagi, võib-olla ka ostame midagi, sa anna kindlasti kommentaarides teada. Proovime realiseerida niisugust rubriiki, et käime tihedamini Leedus, lihtsalt harimaks, et mis seal toimub. Ja video kokkuvõte on siis see, et tegelikult Leedus on praegu üsna kurb seis. Autosid on vähe, enamus on prantslased, nagu te nägite. Kia näitas ennast väga hästi, jõudsime elusalt kohale, kõik on super. Vaatame korra veel, mis seal siis täpselt seda plärinat teeb. Ja ongi kõik. Aitäh, et sa vaatasid seda videot, nagu ikka. Võeta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Instagramis, YouTube'is, Facebookis, igal pool. Ja näeme juba varsti. Tšau!